Tšau! Kuna väga paljud kirjutavad ja küsivad, siis ma mõtlesin, et ma teen väikese video ja jagan, mis meie elus praegu toimub. Aastavahetusel viskasime Siimuga õhku, et okei, sel aastal kolime oma majja. Ja nüüd meile endalegi ootamatult on asjad väga kiiresti arenenud. Ja nüüd 1,5 kuud hiljem on meil müüdud oma korter. Eile käisime notaris ja kirjutasime korteri siis uute omanike nimele, kes on muideks väga lahedad. Ja siis nüüdseks ongi siis niiviisi, et meil on uue kodu sissemaksuraha olemas. Ja selle eest me ilmselt saame aitäh öelda kõikidele, kes siis Naabris parema saate finaalis meie poolt hääletasid, sest tänu teile saime me enda selle korteri sissemaksuraha ja nüüd seda korterit müües saime me siis maja jaoks piisava sissemaksuraha. Ja see on mega lahe ja me oleme nii tänulikud ja rõõmsad selle üle. Sest et nii vähe on veel puudu, et saaksime oma maja ja Miia saaks oma aias juba kevadel ja suvel joosta. Issand, me ei oleks eelmine suvi vist sellest tegelikult päriselt unistada osanudki veel. Ühesõnaga siis niiviisi meil jah. Väga palju küsivad, kas meil on kurb ka siit ära kolida ja et kuidas me ikka kolime siit ära, et see on ju nii ilus ja ise ehitatud ja kõik muu selline. Loomulikult on kurb ära kolida, aga samas elevus oma majja saamise üle on suurem sellest kurbusest, mida ilmselt näeb ka mu totakas naeratusest praegu siin. Ja oma kätega ehitatud ja ilus. Kui ma selle peale mõtlen, siis ma mõtlen, et aga miks me uues kodus ei saa oma kätega asju ehitada ja äkki oskame nüüd tänu kogemusele, äkki me oskame veel ilusama kodu ehitada. Ja ma usun, et me ise väga tahame ka ja me kindlasti ei taha nii-öelda lahjemat kodu, kui meil praegu on. Oleme endale ka ikkagi kõrged standardid pannud ja eks see sisekujunduse projekt uues majas saab olema väga põnev ja väljakutsuv. Nüüd siis ongi niiviisi, et eilsest saati oleme juba pakkinud, kuna järgmisel kolmapäeval anname me võtmed uutele omanikele üle. Nädalavahetus on crazy, sellepärast et mul on täna ka liigüritus. Sellepärast ma siin selle ilusa mägiga olengi, mis mulle Kadi tegi. Ja Siim ja Miia juba läksid täna ja viisid esimese koorma ära meie asju. Ja kusjuures terve kast, suur kast, Olerexi, mis kast? Käru, suur Olerexi käru oli juba asju täis ja me viisime ära ainult all konkus olevad asjad ja köögis olevad asjad. Kõik nõud on ka viidud, täna ma sõin juba papptalrikute pealt ja plastikkaahli ja noaga. Aga sellest pole midagi, sest et see kõik on ju hea asja hüvanguks. Ja nüüd siis mina püüan veel pakkida natukene ja õige pea tegelikult mina peangi hakkama juba liikuma Tondiraba poole. Aga ma usun, et siis Miia ja Siim ikka pakivad vahepeal ka midagi. Ja homme tuleb mul Lissi veel appi. Ja siis loodetavasti saame kõik asjad ära juba viia, kolida. Ja tegelikult peaks sorteerima need asjad ka välja, mida meil lähiajal vaja on, sest et ega me ju otse majja minna ei saa. Naerame, et nüüd oleme rikkad kodutud, sest et maja meil veel ei ole. Ja peamegi siis hakkama saama niiviisi, et peatume vahepeal Siimu onu korteris, mis on tegelikult tore. Saame Pärnusse mul perele lähemale minna selleks perioodiks. Ja Miial ka kindlasti tore niiviisi. Eks me siis hoiame teid kursis, kuidas meil läheb, millal me maja kätte saame, millal meil on notar ja kui sisekujunduseks läheb, siis kindlasti me jagame teiega kõike, et kust, mida, miks, mida ise ehitame, mida ostame ja nii edasi, et kindlasti tuleb uus ja väga äge projekt. Aga praegu siis tšau. Ja Miia on tegelikult põhjus või inimene, kelle pärast me kõige rohkem muretseme, sest et ta on ju alles pisike meil ja kardame, et äkki see keskkonnavahetus on tema jaoks raske.
aga samas praegu nagu, kui me näeme, et tal on ka elevus ikkagi selle kolimise ees ja aitab pakkida ja on sihuke lahe, siis natukene see hirm on raugenud. Ja siis, kui ma rääkisin ta kasvatajatega, et Miia ära läheb ja nii edasi, siis nad olid muidugi kurvad, aga nad ütlesid ka, et kindlasti Miia saab väga hästi hakkama, et ta on nii tegus ja sihuke asjalik ja ei karda midagi. Ehk siis kõik, kes te muretsete Miia pärast, siis me muretseme ka, aga kindlasti lõpuks see lõpptulemus Miia mõttes on äge ja ma ei tea, ei oska kohe midagi öelda, sihuke elevus on peal. Aga tšauki praegu ja õige pea siis hoiame teid taas kursis, kuidas meil läheb, kui kaugel on siis meie majaost ja näeme varsti. Tšau!